Armsad sõbrad, kätte on jõudnud oktoobrikuu teine pühapäev ja see on päev, mil Eestis tähistatakse lõikustänupüha. Lõikustänupüha evangeeliumi me leiame sel aastal Luuka evangeeliumi 12. peatükist ja see kõlab nõnda. Keegi rahva seast ütles Jeesusele: õpetaja, ütle mu vennale, et ta jagaks päranduse minuga. Jeesus ütles talle: inimene, kes mind on seadnud teie üle kohtumõistjaks või jagajaks? Ja ta ütles neile: vaadake ette ja hoiduge igasuguse ahnuse eest, sest külluseski ei olene kellegi elu sellest, mis tal on. Ja Jeesus rääkis neile ka tähendamissõna. Ühe rikka mehe põllumaa oli hästi vilja kandnud ja ta arutas endamisi: mis ma pean tegema? Mul ei ole kohta, kuhu oma vilja koguda. Ja ta ütles: seda ma teen. Ma lõhun maha oma aidad ja ehitan suuremad ning kogun sinna kõik oma vilja ja muu vara ning ütlen oma hingele: hing, sul on tagavaraks palju vara mitmeks aastaks. Puhka, söö, joo ja ole rõõmus. Aga Jumal ütles talle: sina arutu. Sel samal ööl nõutakse sinult su hing. Aga kellele jääb siis see, mis sa oled soetanud? Nõnda on lugu sellega, kes kogub tagavara iseenese jaoks, kuid ei ole rikas Jumalas. Kui Eestis tähistatakse lõikustänupüha oktoobrikuu teisel pühapäeval, siis siin Los Angelese koguduses me tegime seda juba nädal aega tagasi, oktoobri esimesel pühapäeval, nii nagu seda tehakse näiteks Saksamaal. Aga meie ei teinud seda mitte sellepärast, et Saksamaal on lõikustänupüha oktoobri esimesel pühapäeval, vaid sellepärast, et nii oli meie kogudusele sobilik, kuna seoses selle pühaga me peame alati ka koguduse iga-aastast suvepäeva. Jah, tundub ehk kummalisena oktoobri alguses suvepäeva pidada, aga ilmaolud on siin maal selles paigas just niisugused, et see on kõige sobivam aeg. Lõikustänupüha jumalateenistusel nädal aega tagasi ma lugesin ühe hümni või ühe poeemi, mille on kirjutanud juba rohkem kui 800 aastat tagasi üks Itaalia pühak, väga armastatud pühak, nimelt püha Franciscus Assisist. Selle poeemi või hümni nimi on Päikeselaul või laul, hümn, vend päikesest. Ma loen selle tänase mõtiskluse alguseks ette, nii et need, kes olid nädal aega tagasi meie koguduse suvepäeval, kuulevad seda juba teist korda, teised võib-olla aga üldse esimest korda oma elus. Selle on tõlkinud eesti keelde Johannes Aavik ja see on ilmunud ühes raamatukeses, mille nimi on Püha Franciscuse lillekesi aastal 1936. Nii et kui eesti keel tundub veidi vanamoodsena, siis see tuleneb just sellest. Aga algselt oli see hümn kirjutatud muidugi itaalia keeles. Niisiis püha Franciscus laulab nõnda. Ülim, kõikvõimas, hää issand, sina oled väärt saama kiitust ja ülistust, au ja igat õnnistust. Sinule üksi kõige kõrgem kuuluvad need ja keegi pole väärt sind nimetama. Kiidetud ole sina, mu issand, kõigi oma loomenditega, eriti õilsa päikesega, meie vennaga, kes meile valgust andes uuendab päeva. Kui ilus ja särav ta on.
Oma võimsa säraga peegeldab ta meile sind, oh kõige kõrgem. Kiidetud ole sina, mu issand, õe kuu ja tähtede kaudu. Taeva laotusse oled sa nad paigutanud kui ilusad säravad kalliskivid. Kiidetud ole sina, mu issand, meie venna tuule kaudu ja õhu, pilvede, ilma kaudu, olgu see selge või sünge, millega sa edendad kõige kasvamist, mis sa oled loonud. Kiidetud ole sina, mu issand, meie õe allika kaudu, kes kasulikku vett meile annab, malbe, väärtuslik ja kasin. Kiidetud ole sina, issand, meie venna tule kaudu, millega sa ööd valgustad ja mis on nii ilus, kodukas, vägev ja võimas. Kiidetud ole sina, mu issand, meie õe ja ema maa kaudu, kes meid toidab ja kannab ja mõnesuguseid vilju meile annab ja kirjusid lilli ja rohtu. Kiidetud ole sina, mu issand, nende kaudu, kes andeks annavad armastusest sinu vastu ja kannatlikult taluvad haigust ja raskusi. Õndsad on need, kes ootavad rahus, sest sina, kõige kõrgem, ükskord kroonid nad. Kiidetud ole sina, mu issand, meie venna ihuliku surma kaudu, millest keegi elavaist ei või pääseda. Häda neile, kes surevad surmapattudes. Õndsad need, kes alistuvad sinu pühale tahtele, sest teine surm ei taba neid kunagi. Kiitus ja au ja tänu mu issandale, teenigem teda alanduses häämeelega. Nii laulis siis püha Franciscus kiitust Jumalale kõige eest. Ma ei taha hakata pühast Franciscusest praegu pikemalt rääkima. Tema kohta on võimalik lugeda erinevatest allikatest, soovitan seda teha. Ka eesti keeles on ilmunud õige mitu raamatuid tema elu ja tegude kohta. Aga nii palju ma ütlen siiski, et ta oli pärit üsna jõuka kaupmehe perest, ent pärast pöördumiselamust, pärast seda, kui ta sai aru, et tema kutsumus ei ole mitte teha äri, mitte koguda kasumit endale ja oma perele, vaid kuulutada rõõmusõnumit ja jagada seda, mis tal on nendega, kes on tema ümber. Pärast seda pöördumiselamust loobus ta kõigest, ütles lahti koguni oma isa pärandusest, lisades selle juurde, et nüüd võib ta täie õigusega palvetada meie isa palvet, sest et tema ainus isa ongi see taevane. Ta loobus kõigest, aga see ei pannud teda mitte kõike enda ümber põlgama, sellesse kuidagi üleolevalt suhtuma, vaid vastupidi, me nägime, kuidas ta mõistis tänada absoluutselt kõige eest. Kord juhtus selline lugu, et ta vestles ühe oma vennaga, oma orduvennaga ja too küsis, mis on tõeline õnn või tõeline rõõm ja vastuseks ütles Franciscus siis, et tõeline rõõm on see, kui sa jääd kõigest ilma või kui sind jäetakse kõigest ilma ja kui sind lisaks veel põlatakse ja võib-olla sulle koguni halba öeldakse või soovitakse ja sa selle juures suudad ikkagi jääda rahulikuks, usaldada Jumalat ja säilitada rõõmsa meele, vaat see on tõeline rõõm. Loodetavasti ta ise koges seda tõelist rõõmu õige mitmel korral juba siin selles elus ja küllap ta võib seda kogeda nüüd seal taevas Jumalat oma isa palgest palgesse nähes. Aga kokkuvõtteks püha Franciscuse kohta minu jaoks on just see väga kõnekas, mida ma juba ütlesin, et kui ta loobus kõigest pärast seda, kui ta oli
kõigest loobunud, õppis ta tegelikult kõige ümbritseva, kõige Jumala loodu ilu ja väärtuslikkust tõeliselt tundma. Ilma seda kõike iseendale himustamata, vaid täiesti vaba südame ja vaba hingega, nii nagu saab armastada ja hinnata üksnes see, kes tõepoolest on vaba kõigist himudest ja igasugusest ahnusest, kes ei taha mitte kõike endale krabada, vaid on valmis seda jagama nendega, kes on tema ümber. Me võime ju ette kujutada, on olemas sellised inimesed, kes näiteks väidetavalt armastavad väga kunsti, kes ostavad seda kokku, aga ainult selleks, et sulgeda see omaenda majja mingisse väga kindlustatud, turvatud tuppa, kus ainult nemad seda näha võivad. Ma ütleksin, et tõelise armastuse juurde kuulub jagamine, see, et sa mitte ei nõua ega taha midagi ainult iseendale, vaid et sa oled valmis seda jagama. Ka meie tänane evangeelium räägib jagamisesse, algabki sellega, keegi tuleb Jeesuse juurde ja ütleb talle, õpetaja, ütle mu vennale, et ta jagaks päranduse minuga. Iseenesest on see mõte ju õige, kui tegemist on vendadega ja neil on midagi oma vanemate käest päranduseks saada, siis nad peaksid seda üksteisega jagama. Aga Jeesus näeb inimeste sisse, nende südamesse ja küllap see on põhjus, miks ta vastas just nii, nagu ta vastas. Inimene, kes mind on seadnud teie üle kohtumõistjaks või jagajaks. Jeesus Jumala pojana on see, kes võib kõikide üle kohut mõista ja sellena, kelle läbi kõik on loodud, nii nagu öeldakse Johannes evangeeliumi alguses, on ta ka kõigi heade andide tõeline ja ainus jagaja. Aga siin ta ei võta seda positsiooni endale mitte sellepärast, et tal ei oleks sellele õigust, vaid sellepärast, et ta näeb, et selle küsija või paluja enda sees, tema südames on midagi valesti. Võiksime öelda ka, et seal on midagi katki, sest et ta näeb selles isa päranduses, mida ta ootab, millest ta loodab osa saada, kui midagi, millele tal on õigus. Aga päranduse juurde kuulub ju olemuslikult see, et see on kingitus. Seda ei saada mitte teenete varal, niisiis kellelgi ei ole sellele mingit, nagu tänapäeval öeldakse, õigustatud ootust, vaid see antakse lihtsalt sellepärast, et need inimesed, kes selle pärandi osaliseks saavad, on millegi pärast arvatud pärandaja poolt selle osaliseks. Isegi mitte vääriliseks, vaid just nimelt selle osaliseks. Või nad lihtsalt kuuluvad tema lähedasse pereringi, ilma et nad oleksid saanud ise selleks midagi teha. Ja see tähendab, et pärandus on alati põhimõtteliselt midagi teenimatut. See on kingitus ja seda ei saa nõuda. Sest et selle nõudmine, ka selle jagamise nõudmine oleks vastuolus päranduse olemusega. Sellega on täpselt samamoodi nagu igasuguste muude kingitustega. Jah, me teame, et lapsed ootavad kingitusi ja vahel koguni nõuavad neid, aga eks me püüa juba väikestelegi lastele õpetada, et kingitus on midagi teenimatut ja see tähendab, et seda ei saa ka nõuda. See tuleb tänuga vastu võtta kui midagi, mis on justkui peale kauba. See ei ole midagi sellist, mille keegi oleks ära teeninud. Ja niipea, kui sa hakkad seda nõudma, niipea sa tegelikult lähed vastuollu selle kingituse
enda olemuse ja mõttega. Ja sellega sa väljendad oma isekust. Tegelikult võiksime öelda ka oma rikutust. Kõik see, mida me eluks vajame, iseäranis kõige tähtsam, see elu ise, see maailm, kus me elame, õhk, mida me hingame, vesi, mida me joome ja nõnda edasi, kõik see on meile kingitud. Ja see on teenimatu arm, mida Jumal jagab kõigile, küsimata, millised nad on. Nii nagu Jeesus ütleb, et taevane isa laseb oma päikest paista ja vihma sadada ühtviisi nii õigete kui ülekohtuste peale. Ja me võiksime öelda, et see iseenesest oleks justkui ebaõiglane ja ülekohtune, aga ei, see ei ole, sest see kuulub Jumala enda olemuse juurde. Jumal on armastus, Jumal on see, kes tahab jagada ja jagab oma õnnistusi ja see kuulub ka tema andide, tema kingituste olemusse. Kingitus ei ole kunagi midagi ära teenitut. Ja just sellepärast Jeesus jutustab vastusena sellele mehele, kes palub, et ta ütleks tema vennale, et too jagaks päranduse temaga, tähendamissõna sellest rikkast mehest, kes lisaks sellele, mis tal juba on, saab veel ülevoolava kingituse osaliseks ja justkui näib arvavat, et tal on sellele õigus. Et tal on õigus see iseendale hoida, ehitada suuremad aidad ja see, mis tal on, sinna varjule panna ning seda siis ise nautida. Jah, see on meie maailma mõtteviis, aga sellise mõtteviisi najal ei saa see maailm kuigi kaua püsida. See maailm vajab neid, kes on valmis jagama ja kuna neid on läbi aegade olnud, siis me oleme selles kohas, kus me parajasti oleme. Me võime tegelikult siin mõelda kõikvõimalike asjade peale. Kas või näiteks tehnilise ja teadusliku arengu peale, kui need, kes on teinud teadusavastusi, oleksid selle kõik ainult iseendale hoidnud, need, kes on mõelnud välja mõne uue tööriista või teinud mingi tehnikaalase avastuse, kui nad oleksid selle vaid iseendale hoidnud, siis oleks kõik see sinna paika jäänudki. Mulle tuleb meelde praegu, et kui ma kunagi käisin üsna tihti Rootsis, siis ma külastasin seal ka ühte eestlast, kes oli sinna sattunud pärast teist maailmasõda või teise maailmasõja ajal ja tema pakkus mulle alati suurepärast magus haput leiba. Ja ma küsisin tema käest, et kuule, anna mulle selle leiva retsept, sest ta ise tegi seda. Ja ta ütles, et ei, ma ei saa, see on meie perekonna retsept, ma hoian selle endale ja oma lastele. Paraku suri ta ootamatult, enne kui ta oleks jõudnud selle leiva retsepti oma lastelegi edasi anda ja nüüd seda suurepärast muide Hiiumaa päritolu magusaput leiba keegi enam teha ei oska, küllap tehakse teistsugust ja ka päris head, aga vaat seda ei tee enam keegi. See oli väga tore mees, aga kuidagi mulle tundub, et see tema otsus ei olnudki vast kõige mõistlikum või targem, vastupidi, oleks ta seda jaganud, siis oleksin ehk mina seda leiba tänapäeval küpsetanud ja ka teda seda küpsetades meelest pidanud ja võib-olla tema nime laiemaltki teada andnud. Nii see on, et kui me hoiame midagi endale, siis see kipub kaduma. See on muide ka üks ütlus, mis taas pärineb pühalt Franciscuselt. Kõik selle, mis me siin maailmas iseendale hoiame, peame me siit maailmast lahkudes maha jätma. Aga kõik selle, mis me armastuses välja jagame, me võtame kaasa. See on tõde. Kõik selle, mis me armastuses välja jagame, me võtame kaasa, sest
armastus on see, mis jääb, nii nagu pühakiri meile ütleb. Ka Jeesuse tähendamissõna juhib tegelikult tähelepanu just nimelt sellele. Kui too rikas mees oli öelnud oma hingele, hing, sul on tagavaraks palju vara mitmeks aastaks, puhka, söö, joo ja ole rõõmus, siis ütles Jumal talle, sina arutu, sel samal ööl nõutakse sinult su hing, aga kellele jääb siis see, mis sa oled soetanud? Vähemalt sa ise pead selle maha jätma. Jah, võib-olla sul on lähedased inimesed, pere, lapsed, kellele sa kõik selle päranduseks jätad, aga lõppude lõpuks, kui sa elad kogu oma elu sellises isekuses ja ahnuses, nagu tundub siit välja paistvat, siis võib-olla ei ole sul koguni neid lähedasi inimesi. Võib-olla polegi peret, võib-olla polegi lapsi. See on muide taas üks asi, mida ma olen päris tihti, eriti viimasel ajal näinud ja mis on mind kurvastanud ja väga tõsiselt mõtlema pannud. Nimelt ringi liikudes olen ma näinud uhkeid ja suuri maju, ilusaid autosid, suuri aedu nende majade ümber ja nendes majades elavaid suhteliselt noori, aga enam mitte väga noori inimesi, kes elavadki seal täiesti üksi. Ja tõenäoliselt on oma eluga suhteliselt rahul. No tegelikult nad ei ela seal päris üksi, vaid enamasti on neil ka päris ilus ja tavaliselt suuremat sorti koer, kellega nad jalutamas käivad. Ja ma ei taha sugugi nende inimeste üle kohut mõista, aga ikka jälle olen ma leidnud ennast mõttelt või küsimuselt, et aga mis saab mõnekümne aasta pärast? Jah, see on ilus maja, jah, see on ilus aed, aga kõik see tundub olevat kuidagi elutusest, et teil ei ole seda, mis teil on, ju kellegagi jagada. Jah, teil on koer, kellega te jalutamas käite ja meil on ka siin kodus väike koer ja ma tean, milline tohutu õnn ja rõõm see on omada väikest koera. Aga see kuidagi ei asenda, ei kompenseeri seda, kui sul ei ole oma peret, kui sul ei ole lähedasi inimesi. See on muide midagi, mida ma tõesti tahaksin kõigile väga südamele panna. Jah, inimeste eluolukorrad on erinevad ja kõigil ei saagi olla peret ja kõigil ei saagi olla lapsi, aga vähemalt vabatahtlikult ei peaks inimene ennast sellest kõige suuremast õnnest, mis siin maailmas üldse võimalik, ilma jätma. Noh, juhul muidugi, kui ta ei leia seda sama õnne ja rõõmu täielikus pühendumises Jumalale, nii nagu püha Franciscus, aga nii nagu need Franciscuse lood näitavad, see ei tähenda kindlasti mitte inimestest eemaldumist, kõigele selja pööramist ja kõige peale üleolevalt või põlgusega vaatamist, vaid vastupidi. Püha Franciscus, ta elas vendade keskel ja õdede keskel ja ta jättis endast väga palju, mitte ainult neile, vaid kogu maailmale. Ja ta oskas hinnata iga väiksematki asja enda ümber. Ja nüüd me jõuame selle püha juurde, mida täna Eestis tähistatakse, lõikus tänu püha juurde. Vahel nimetatakse seda ka lihtsalt lõikuspühaks, aga minu meelest see tänu seal selle sõna kesksel kohal on möödapääsmatult oluline. Sest et see, mida meil on võimalik lõigata ja me mõtleme siin kõigele sellele, mida me eluks vajame, see on Jumala arm ja õnnistus. See on Jumala kingitus, mis tuleb tänuga vastu võtta. Ja kui me ei oska olla tänulikud, siis me muutume isekaks, siis me hakkame nõudma, siis tuleb meie südamesse ahnus ja kadedus ja lõpuks isegi kurjus või selline kuritahtlikkus teiste suhtes, kellel justkui on rohkem kui meil, kuigi meie peaksime seda rohkem väärt olema. Küllap me teame neid tundeid ja olukordi,
kas isiklikult või enda ümber vaadates, hoidku Jumal meid selle eest ja kinkigu meile südamesse tänulikku meelt, et me tõesti oskame seda, mis meile osaks saab, niimoodi vastu võtta, et see tuleb meile õnnistuseks, mitte nuhtluseks. Ja see tähendab, et me peame olema valmis ka seda, mis meile kingitakse, jagama, sest et tõeline õnnistus on ainult see, mida me oleme valmis ja suutelised edasi andma. Me peaksime saama justkui teatud mõttes õnnistuse kanaliteks. Jumal õnnistab meid ja meie kaudu jõuab see õnnistus nendeni, kes on meie ümber. Lõikus tänupüha paneb meid mõtlema eeskätt muidugi põllu, peenra, aia andidele, aga tegelikult see peaks meid panema mõtlema ka vaimulikele andidele, mis on ju veelgi olulisemad. Ja kõige kallim vaimulik and on see, et Jumal on maailma nõnda armastanud, et on andnud oma ainusündinud poja, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. See on kõige suurem kingitus, see on ka kõige suurem õnnistus ja ka seda kingitust, ka seda õnnistust me oleme kutsutud jagama nendega, kes on meie ümber. Sest siis saab isegi, nii nagu selles Püha Franciscuse hümnis, ihulik surm meile õnnistuseks. Sest see tuletab meile meelde seda, et meie aeg siin maailmas on piiratud, aga ometi on see Jumala imeline kingitus meile selleks, et me võiksime õigel viisil valmistuda igaviku tarvis. Franciscus ütleb, häda neile, kes surevad surmapattudes, õndsad need, kes alistuvad sinu pühale tahtele, sest teine surm ei taba neid kunagi. Jumal on kinkinud oma poja, et me ei peaks surema patus. Jumal on kinkinud oma poja, et teine surm, igavene surm ei teeks meile mitte midagi, vaid et me võiksime pärida igavese elu, õnne ja kirkuse taevas. Kas panite tähele, ma kasutasin sõna pärida, et võiksime pärida. See on Jumala kingitus. Ja me ei peaks mitte mõtlema sellele, kuidas nõuda kelleltki justkui meile kuuluva päranduse jagamist meiega, vaid me peaksime ikkagi mõtlema esiteks tänuga selle peale, et Jumal on meid oma pärijateks teinud ja teiseks, kuidas me saame seda pärandit ise jagada. Mitte ei ootaks, et keegi meiega midagi jagaks, vaid kuidas me saame ise seda jagada nendega, kes on meie ümber. Et me ei oleks mitte nagu need, kelle kohta Jeesus ütleb, et nad koguvad tagavara iseenese ainult enda jaoks, olgu siis tegemist kas maiste varadega või arvatavate taevastega, vaid et me oleksime rikkad Jumalas. Ja rikas Jumalas on ainult see, kes on valmis tema pärast vaeseks saama. See tähendab kõik selle õnnistuse, mille osaliseks ta on saanud, edasi andma. Seda nendega jagama, kes on tema ümber. Siis oled sa tõeliselt rikas. Siis oled sa tõelise rõõmu osaline. Siis oled sa õnnis ja siis oled sa Jumala pärija. Selle Jumala pärija, kes jagab kõigile oma mõõtmatust, heldusest ja armastusest.